Tšitši! Meil on täna esimest korda Mergo õues. Vaata, mul on väike seltskond järgi. Ma tegelikult olin juba minemas lihtsalt oma tavapärasele ringile, kui mul tuli meelde, mis mind kogu aeg häirib, aga iga kord on mul valged tossud jalast. Nii et ma läksin koju, panin kummikud, võtsin luua, et minna koristama taliteed. Meil on nüüd väga-väga tihe rabareste hooaeg, nii et üks selline tüütu töö on alati see kanuude puhastamine. Iga kord ma lähen mööda, vaatan, puhastamata. Nii, põhiliselt siis ma tahangi kahte asja täna teha. Vaat siin on need igasugused siuksed augud. Need tulevad sellest, et me vahepeal talvel sõidame siin ATV-ga. Ma tahan neid kinni vajutada ja siis, kui ma jõuan sinnamaani, kust hakkab laudtee, siis ma tahan laudteed pühkida. Nii et te saaksite siledal laudteel kõndida, sest kui vihma sajab, siis seal on igast lehesodi ja see läheb märjaks. See oleks jube hea töö, vaata, kui oled mingis kõnes. Midagi arutad, siis käid tammud niimoodi mööda tuba. Aga noh, mul ei ole midagi. Muidugi ma võiks vaadata mingit sarja, et siin niimoodi tuterdada. Aga pärast on ikkagi parem, kui hakkab nüüd see muru kasvama, siis on ta vähe ühtlasem. Nii, üks kõige lõgasemaid kohti siin täitsa alguses on nüüd tehtud. Ma lähen oma harjakesele järgi. Nii, olen jõudnud esimese laudteeni ja ma hakkan nüüd seda pühkima. Lihtsalt vaadake palun, millega maainimesed tegelevad. Ja see on päris väsitav. Aga mul ei ole ikka veel samme täis, nii et lähme edasi. Olime paar päeva mammuga Neemes ja nüüd jõudsime maale. Mulle nii meeldib kevadel see maale tuleks, sest siin on täpselt nagu 2 nädalat edasi suvi läinud või kevad läinud. Siin on lihtsalt nii suurepärane. Ja abikaasa ka juba ootab siin. Ka nagu kullerkupp, kollane. Tere, kallis! Tulge välja, Bruno! Tule, too prouad välja. Tulge natukeseks välja. Tulge. Tule, Bruno. Tulge välja. Tulge, hop. Tulge. Ja vaadake seda. Meil on esimesed nartsissid. Oi, kui ilus. Tulbid on juba, need pisikesed minitulbid. Need on juba mitu päeva õitsenud. Nii ilus kevadine peenar. No, meil on täna esimest korda Mergo õues. Ja mina olen tema turva, tema minu juures sellepärast. Kas ta siit sinna terrassi alla ei saa või? Seal ei ole mingit vahet, ei saa muidugi. Ta tuleks ikka pärast sealt tagasi. No nii, kui vahva. Nii, ühesõnaga meil on siis Mergo õue harjutamine, tõime pesa ka. Tal on turvaline koht. Sade on seal hätta seal all. Ma näen, ta vaatab sisse. Vaata. Siit peaks näha, kui sade pead. Tuli ära. No nii, näed, sinu pesa siin. Tunne ennast nüüd hästi. Mergo läheb soojaks. Ta on ju black ikkagi. Mergo! Säde Malibu, jätke ta rahule. Teine tahab maailma avastada. Aga mõnus saab joosta ja... Kust sina nüüd välja said siia traktorite vahele?
meil on praegu ajalooline moment. Näed, issi räägib seal telefoniga. Ja tead, millest ta räägib, jah? No. Ta räägib sellest, mida ma juba päris pikka aega tahan, unistan ja oleks ammu juba kõik asjad ära ostnud, aga lihtsalt üks meie perekonnas mõtleb majanduslikult ja ütleb, et ei saa päris nii, et tuleb natuke nagu hinda ka kaubelda. Nii et jutt on ühest äpist, mida ma veel, ma arvan, nädal aega tagasi või umbes sedasi ei teadnud, et mul üldse vaja on. Et see on see iga päev 5 kilomeetrit väljakutse jaoks. Sa teed nii palju häält. Nii raske on sinuga koos rääkida. Ma olen alates 27. detsembrist iga päev käinud kõndimas. Mul siis oli 107 päeva järjest käisin. Selle ajaga mul kogunes siuke mõnus Instagrami nii-öelda kaasaelajaskond. Ja mul on endal kõnnigrupp 1. jaanuarist, kus me siis iga päev postitame oma kõnniringi. Ja ütleme nii, et nüüd on tekkinud täiesti loomulik vajadus seda suurendada, sest inimesed tahavad olla kaasatud, tahavad olla aktiivsed, tahavad, et keegi oleks eestvedaja. Ja ma nii jubedalt ja nii väga tahaksin olla see eestvedaja. Aga ma otsisin äppi Eestist, mis nii-öelda aitaks siis mul seda väljakutset korraldada. Ma leidsin esialgu, mulle tundus, sinu kord ja mulle tundus, et ma leidsin jumala hea äpi ja kui ma siis oma kõnnigrupi naistel lasin sellega ringe teha, siis need kilomeetrid olid, põhimõtteliselt ütleme nii, et kui on 5-kilomeetrine ring ja see äpp näitab, et sa oled 1,3 kõndinud, siis seda ei saa väga usaldada. Et sinna läks see nagu vett vedama ja siis kohe võttiski minuga ühendust üks naine, kes on siis tegelikult sarnast asja juba aastaid ja aastaid vedanud. Temal oli siis selline liikumine nagu jooks on lahe ja tal oli ka see nagu 5 kilomeetri peale ehitatud. Nii et põhimõtteliselt on olemas Eestis praegu riiulis seisev üks äpp, mis vastab nagu täpselt minu vajadustele. Aga see ongi see, et eks kui see Fitsfair, kes on suure nii-öelda tiimiga, ei ole saanud oma seda GPS ja kaardirakendust tööle, siis mul lihtsalt on nii palju küsimusi, et kuidas mina, väike inimene, saaksin seda teha. Kuidas minul see peaks välja tulema? Mul on nagu nii palju hirme, ma arvan, et see arendamine on tegelikult väga suur töö. Ja siis mul ongi nagu hästi palju küsimusi, kas mul on seda vaja esiteks. Nii, issi, Ei, ma lihtsalt rääkisin ju. Nad räägivad ka oma kodustega lihtsalt läbi ja siis... Meil on raskekujulised hinnaläbirääkimised. Numbrid me ei avalda, aga kõik on konfidentsiaalne. Aga ühesõnaga jah, selles mõttes on nagu põnev aeg praegu, et põhimõtteliselt me issiga mõtlesime siis välja, et mis see oleks, mida me oleme nagu nõus selle äpi eest välja käima, sellepärast et me peame nii ehk naa sellele äpi arendusele väga palju veel juurde panema, pluss alguses kõik see töö, mis on vaja teha. Kui palju ma ise oskan, palju mul on seda oskust ja nii edasi, et selles mõttes meil on nagu hästi põnevad ajad, et praegu ma lähen kõndima, ütlen Instagramis, et iga päev 5 kilomeetrit ja siis selle peale küsib 3 inimest, et aga millal tuleb uus väljakutse. Ja ma tahaks neile juba lõpuks midagi öelda. Aga head asjad võtavad aega ja küpsevad. Oleme jõudnud nädalaga reedesse. Mina tõin just lapsed kodust või sealt linnast ära ja meeleolud on kuidagi natuke nukrad. Mul oli siin vahepeal mingi plaan oma iga päev 5 kilomeetrit, et mis sellega edasi teha ja nüüd tänaseks siis on selgunud, et see algne plaan, et ma ostaksin mingi äpi, et seda me ei tee. Ja siis ongi korraks nüüd selline tunne, et ma pean kuidagi ümber kehastuma jälle. Aga vaadake, korraks ma tibusid. Bruno! Nii ilusad tibud on. Andsin neile ussikesi, aga meie põhilised ussikeste sööjad on seal.
säde ja Malibu. Kas teie olete ussikeste sööjad? Margol on olnud väga töökas nädal ja ma kohe näitan, mis ta praegu teeb. See paekivi pärineb siis meie enda kaevandusest ja siia ehitatakse meile siis sellist ilusat paekivi põrandat. Terrass jääb alles, jah? Terrassi peale. Terrassi värvid ära pärast? Punaseks. Punaseks. Väga uhke. Võib kividele astuda või? No keskel lasta, jah. Väga uhke. No vaadake. Ja siia vahele läheb mingi segu või? Vaata, mul on väike seltskond järgi. Tee mu musirullid. Bruno! Sõbrake, kas sa jälitad mind? Sa oled nii armas. Oi, ja näete Elisabeth Brunoga koos kohe. No muidugi, sõbrad koos. Meil on tõeline kanaarmastus. Ma vaatan, kas muna on. Oi, üks proua tuli just munemast. Jaa, vabandust. Oi, üks proua muneb. Okei. Ma siis ei sega. Ja vaadake, mis tööd siin on tehtud. Terrassi värvitud, ilus värske. Okei, ma peaks käima magasinis. Tahaks siia osta mingisuguse vaiba, õuevaiba. Eelmise aasta oma on 9 aastaks enam-vähem, kui midagi õue ostad. Täna on, tali tuli tagasi, et meil tegelikult pidi olema 2 rabaristot, aga täna ja homme. Aga õnneks inimesed soovisid ja meie soovisime edasi lükata, sest et õues on külm. Selle peame ära tegema siia, tõstma uuesti, tegema ilusti. No nii palju ma saan teha, et ma teen selle ilusaks, ma lähen käin magasinis, ma tahaksin siia mingisugust vaibakest jälle, mulle see eelmise aasta roheline värv ei meeldinud, ma tahaksin siia midagi beežikat. Nii, aga lähme anname kanadele süüa, ma näitan. Meil on kanadega üks probleem, väike probleem. Meil lendas suure tuulega uks tagant selga lahti või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Ja ise ei ole seda ära suutnud parandada. Kuked juba kirevad. Paul tulebki. Kas huvitavalt käib lahti? Ma panin. Oot, Bruno jääb vahel. Tšau, linnupojad, tulge sööm. Hopsti, perenaine tõi teile, jah? Minge mööda. Ma tegelikult eile ka veel siin. Ma panin koerte eest ära. No, kullakesed ja. No, mis on? Munnu. Polegi kõht väga tühi. Vaenad on nii nälgis. Näed, see üks on seal täpselt seal peal. Hakkab sahmima seal. On enda kauss. Täiesti soojad munad. Nii, aga ma ei tea, mis me siis teeme täna. Nii, vabandust, kehv ilm on. Mul abikaasal selg valutas, ma andsin talle tramatooli ja ma ei tea, millal tast saab päris elujõuline eksemplar. Tšau, Bruno, kallis. Tšau, ero kordo, perenaine poi. No nii, üle pika aja oleme saanud tööde juhataja pildile, et mis te siin... siia tuleb meil võrkpalliplats. See on kitsakiosk. Jah, ma tean. Esimene oranž toru, mis teie poole vaatab, on, siia tuleb pisikene WC ja teine oranž toru, mis vaatab sinna vasakule ja kuhu ka tuleb 32 bemmiga vesi, siis sinna tuleb väikene köögilitt. Mõt nii. Aga kes teab, millal see kõik juhtuma hakkab. Minu plaan on täna koristada. Sellepärast, et kusjuures korraks isegi nagu tuleb normaalne ilmatunne, aga tegelikult ei ole. Väga külm on. See mulle väga meeldib. See tuli meil täiesti eksprompt, sest me avastasime, et meil on paekivi ladu. Siis meil tuli siia väga lahe grillinurk tuleb siia. See mulle meeldib. Töödejuhataja Malibu. Ma tahaks, et te seinast juba selle luitunud asja ära võtaksite.
ja see on, kas sa tead, et meil on nädala pärast Kallis avatud veinitalude päevad? Okei, ma annan sulle veel kangemaid rohte ja sa saad ikkagi täna tööd teha. Ei ole mingit puhkepäeva. Siuke elu on meie talus. Vot, et kui sul on talu, kui sul on mingi asi välja kuulutatud, siis ei aita püssi ega ussirohi. Nii, ja siin on meie 9. klassi lõpetaja, kes on hetkel matemaatikaeksamiteks valmistuv. Ma oskan neid mingi pindalast, aga ma ei oska neid avaldusi. Sul on StudyWise. Kasutad või? Chat lahti. Kas sa kasutad või? Ja ei no, sellega ma teen pärast. Nagu mul on lehti. Okay. No igal juhul kivikotti, mis ma oskan öelda, head põrumist ja kõik need asjad. Ma olen minemas taliteele oma 5 kilomeetrit tegema ja näen lihtsalt siin jõe ääres, kui ilusti on kõik korda tehtud. Vaadake, kõik metsaalune on ära puhastatud. Super, me teeme väikse ümberkorralduse sellega seoses, et hakkame siit kanuusid sisse laskma, sest seal on nii kivine ja see aasta on jõgi mega madal. Ja siis me lähme siit, vaadake seda väikest mätast. Oi kormus, väike puku. Tšau. Okei, ma tegelikult ei tea, mis süsteemiga Margo mõtleb, sest see on päris järsk siin. Aga noh, eks ta siis annab teada. See peaks igal juhul parem variant olema. Ilm on küll täna siuke, et november, kus sa oled. Aga me teeme sauna ja kui ma tagasi tulen, siis saabki minna natuke mõnuleda ja homme on meil üldsegi väike Tartusse mineku plaan. Meil on need kinkipuutsi piletid ja kuigi ma tahtsin need ümber vahetada, sest et Mallu ja Martin kinkisid need meile Margo sünnipäevaks vist ja nad ise on ära, siis ma mõtlesin, et oleks ju tore ikka nendega minna, aga me ei saanud neid vahetada. Nii et lähme siis homme Pauliga. Mari ei saa tulla, Mari läheb ühvu mingisugune asi on, tal läheb see Argentiina plaan varsti käiku. Ja mina lähen siis suhteliselt valgete tossudega vaatama, kuidas on matkata. Aga näete, ülasekesed siin. Kevad tuleb mühinaga. Ja küll ta läheb soojaks ka. Järgmiseks nädalavahetuseks lubatakse 18 kraadi. Ma lähen Riiga Merju sünnipäevale ja seal oli 20 ja tänaseks vist oli juba 22 peale tõusnud. Aga siin on nädal aega enne ei tasu visata, kui see käes on. Aga minu jaoks on see suurepärane, sellepärast et laupäeval on meil avatud veinitalude päevad ja kui seal on ikkagi siuke 18 kraadi, siis hoovi peal tegelikult on ju 25 ja oi kui mõnus. 26. Täna on pühapäev, 26 aprill ja ma näitan, mis toimub õues. Appi! Tuiskab, möllab. Jõu! Selle asja nimi on lumi. Mari sõidab Tallinnasse. Tal on IFU mingisugune kohtumine. Issand jumal, jube ilm. Ja Margo viib ta bussi peale. Margol on seljas hommikumantel. Nii, mina lähen vaatan, mis mu kanakesed teevad. Nende Bruno seda kiremist ma kuulen juba pikemat aega. Mul on siiralt hea meel, et täna ei ole rabarest. Et me oli hoidunud
ära tõsta soojemale ilmale. aga metsa vahel on õnneks tuulevaikne ja mina saan oma 5 kilomeetrit ära teha. isegi päike piilub, nii et ei ole hullu. alati ikkagi saabub tormi järgi vaikus. no, kas ei ole ilus? isegi aprillis inimene suudab ikkagi leida ka ilu üles. puhas, valge, karge. Allea, oleme jõudnud aprilli lõppu, eelviimane päev. praegu mina teen ettevalmistusi selleks, et meil toimuvad laupäeval avatud veinitalude päevad. Homme ma sõidan Riiga, minu kullakalli Merju sünnipäev on. Ja laupäeva hommikul kell 7 tulen ma bussiga tagasi. Nii et täna on palju ettevalmistusi siin toimumas. Hetkel näeb see kõik välja veel selline sõjatanner. Aga kui ma tulen laupäeval tagasi, siis on kõik läikima löödud, kõik on kaunis, kõik ootab külalisi. Ma loodan. Nii, Kalja, mul on kõht tühi. On sul mingi plaan? Ma teen sulle kiiresti grillkortid ja õhtul saad steiki. Ma täna sööngi ainult ühe korra veel, ma arvan. Mis on siis, ma tahaks sulle steiki teha, aga ma panen grilli järgi, võib-olla paikens mõne tüki grilli peale ka. Me oleme siis toimetamas siin veinikeldris ja paneme kõiki asju valmis. Ma võin öelda seda, et Paul hakkab just tooma veine. Meil on suht õredad read, aga me hakkame veel panema. Täna tuli veini, peaks tulema veel enne laupäeva, nii et loodame, et saab siis kõik tihedalt täis. Ja lisaks pakume me siis avatud veinitalude päeval siit laualt teile napsu. Joo, sina tahad ka tulla vaatama, mis ma tegin siin. Tere, astuge edasi, astuge Eesti veinikeldrisse. Su emme on. Nii, ühesõnaga tuli ära praegu Uuesaaluse veini, taluvein. See on nende Ebagidonia, see on lege, see on Rabarestos on ka meil avaveiniks. Ja siis vaatame mingisugune põnev pakk tuli veel. Nii et ja Tori saadab vist reedeks, laupäevaks tulebki, eks ju, sest reede on meil ju nüüd vaba päev. Ma ei tea, kuidas see kõik. Vaata, et sa ennast ei lõikaks. Jah, umbes nii, jah. Sinu see räägib on missida, räägib seda sama asja. No ja, aga ma vaata, kuidas sa lõikad lihtsalt seal kasti lahti. Sa ei vaata üldse, kas nuga tuleb sinu poole või... No täpselt sõrme poole läheb praegu. Aga ometigi õnnestus. Unboxing. Ja see on, Lüganuse lilleaed. Nii, vaatame. Lüganuse veine ei ole mul olnud varem. Ja Lüganuse saatis meile. No vaadake, ilus. Valge sõstra vein. Eriti ilus. Võt, nii et saab erinevaid veine proovida. Ma ootan veel Murimäe ja Tori kaupa. Võib-olla need jõuavad ikka nii viimasele hetkele seekord nagu ikka. Täna ma salvestan kõige tähtsamat 5 kilomeetrit iga päev minu elus. Sellepärast, et ma kõnnin oma äpiga. Ja kusjuures hetkel ei ole see isegi Stravaga seotud, või käin ka oma telefonikaardi rakendusega. Ma ei tea, kuidas need seal omavahel seotud on. Praegu näitab ta igal juhul õigesti.
et eks ma teengi seda katsetust ja see Strava lüli tuleb sinna vahele sellepärast, et kui ma üritasin selle Fitsphere'iga koostööd teha, siis põhiprobleem oligi see, et kaardirakendus ei töötanud ja ma saan aru, et see on, ütleme nii, et see võtab kohe selle mängu ilu nagu ära, kui sa teed oma 5 kilomeetrit, aga ta näitab näiteks 1,5 kilomeetrit, nii et vaatame, kuidas see minema hakkab. Ma olen nagu, see tuli mulle nii ootamatult, mul lihtsalt õde ütles ühel hetkel, et kuule, põhimõtteliselt vaata nüüd, ma olen jõudnud nii kaugele ja mine nüüd kõndima. Et jah, ma selles mõttes olen nii üllatunud ja nii rõõmus, et teate, kui ma otsustasin, et me ei osta seda äppi, mis juba tegelikult ju suhteliselt sarnase rakendusega nii-öelda valmis oli loodud, siis mul nagu kadus ära tegelikult see motivatsioon nagu üldse seda teha. Ma jäin haigeks ka ja kõik see nagu tundus nagu mõttetu natuke. Siis praegu ma kõnnin veits nagu hoopis teise tundega. Et ikka see on tõsi, et kui sa midagi tahad ja midagi unistad, siis see tuleb sulle nii ootamatult teist rada, mida sa nagu ei oskagi sel hetkel nagu mõelda. Et jah, ma olen väga tänulik inimestele ja võimalustele oma elus, kes on minu juures, minu kõrval mind toetavad ja super õnnelik. Nii et vaatame, kuhu see teekond meid viib.